Tere! Aitäh tänu selle võimaluse eest. Kindlasti ei ole minu ettekanne mitte mingil moel akadeemiline, vaid on selline vana vettinud poliitmägra heietus. Aga on teemal, mida ma olen viimased 15 aastat ka pidevalt heietanud ja suhteliselt viletsate tagajärgedega tuleb tunnistada. Ma panin sellele pealkirjaks, kas õigusselgus on konkurentsivõime pidur, siis iseenesest see pealkiri on üsna imelik, eks ole. Et õigusriigis elavad inimesed ütlevad kohe, et mis te nüüd nalja teete, eks ole, et see ei saa ju olla mingi pidur, et õigusriigis õigusselgus tähendabki seda, et riik ja ühiskond on konkurentsivõimelised, et miks me selle ümber siis nagu arutleme. Aga mina olen tabanud küll ennast mõttes, et kellelegi on õigusselgusetus alati kasulik. Ja kui need jõud või liikumised sellest isiklikku materiaalset kasu saavad, et õigusselgusetus on piiratud, siis järgneb ühiskonnast, eriti demokraatias, selline permanentne võitlus, et kas õigusselgusetus siis säilib, mille tulemusena mingi aja jooksul keegi sellest kõvasti võidab, või võtab riik midagi ette, et ühiskond võtab midagi ette. Ja ma toon näiteks selle viimase aja ühe sellise markantsema skandaali, kui justiitsminister, kes hommikul ka siin esines, sõlmis ühte kokkulepet rahvusvahelise suure platvormorganisatsiooniga, väites, et tal on selleks täielikult kõik õigused, mille peale autorid tõusid tagajalgadele ja tegid talle kiiresti selgeks, et neid õigusi tegelikult ei ole. Et seadusandja pole seda niimoodi otsustanud ja need läbirääkimised on tühised. Sellele järgnes selline torm veeklaasis, mida oleks võinud ju vältida juhul, kui Eesti riigi ametnikkond ja poliitikud oleksid 15 aastat tagasi selle vaidluse ära pidanud, et mis maalt siis avaandmed tegelikult on avaandmed ehk kõigile kättesaadavad. Minu mäletamist mööda toona see vaidlus ei viinud mitte kuskile, kuna autorid olid ühel positsioonil ja edasi viivad tehnoloogiafirmad olid teisel positsioonil, siis lõpuks ütlesid justiitsministeeriumi ametnikud, et kuna me kokkuleppele ei jõua, siis vaatame, mida kohus ütleb. Kohus ei ole tänaseks päevaks midagi öelnud. Nüüd ma meenutan aastat 2006, kui minul tuli see post üle võtta ja me mõtlesime heade kolleegidega toona, et paneme ka mingi niisuguse slogani, et millele siis need inimesed millega need inimesed peaksid arvestama, kes meile tööle tulevad. Ja Urmas Volensi ettepanek, sest hiljem see riigikohtunik oli, et paneme selleks pealkirjaks, et me tegeleme asjadega, mis tõstavad Eesti konkurentsivõimet. Mida me ka tegime, aga ikkagi tuli kõik võimalikke ettepanekuid kolleegidelt pidevalt majja sisse, mis tegelesid igasuguste pisiasjadega, mida hiljem hakati nimetama peenhäälestuseks. Ja siis me panime selle lausele teise poole juurde, et me ei tegele nende asjadega, mis ei tõsta Eesti konkurentsivõimet, seda pandi meile kõvasti pahaks. Öeldi, et miks te siis ei anna meile mingit tagasisidet meie geniaalsetele ideedele ja seda ei peetud eriti tõsiselt võetavaks, kui me ütlesime, et meil ei ole selleks aega. Aga oli ka üks selline poolpõrandaalune töörühm, mis koosnes 3 ministrist ja paarist ettevõtjast, mis aeg-ajalt käis siis justiitsministeeriumis minu juures koos, mille me nimetasime Eesti Euroopa Liidu telavariks ja me kirjutasime sellest välisajakirjandusse ka. Eestis ei pälvinud see erilist tähelepanu. Aga see, mis selle mõte oli selles, et mis asi on telavar Ameerika Ühendriikides, see ei ole ju mingi maksuparadiis, vaid see on ainukene Ameerika osariik, kus ei ole võimalik võtta ettevõtete juhtkonna liikmeid vastutusele hooletusest põhjustatud kahjudest. Ja Eestis käis toona ju tohutu vaidlus, et kuidas ikkagi äriseadustik peaks selle ettevõtte juhtkonna vastutuse reguleerima. Et kas hoolsuskohustuse täitmine peab olema, kahju tekkimine peab olema tahtliku tegevuse tulemusena, võib ka rääkida sellest tähelepanematusest, hooletusest ja ettevaatamatusest. Aga see selleks. Aga juba toona oli selge, et andmetega tegelikult tegelemine on üks võimalikke prioriteete.
Andmete alusseadused, siia tuleb juurde kindlasti terve rida, aga mina 4 pean nagu kõige olulisemaks. Ehk isikuandmete kaitse seadus, toona veel GDPR-i ei olnud, avaliku teabeseadus, mis jõustus 2000, riiklik statistika ja riigisaladus, aga paneme siia juurde kohe autorikaitse, autoriõiguse seaduse ja siin on rada teisi seadusi ka, mis tegelevad tegelikult andmetega. Ideaalis peaks see kõik olema nagu üks tervik, et ei saa teha niimoodi, et ühe regulatsiooni teed, mis on vastuolus teise seadusega. Ja siis me võtsime need 4 esimest 2007. aastal ette ja läbivalt vaatasime nad läbi. Nad olid tolleks ajaks kõik olemas. Ja 2007. aastal siis parlament viimast korda vaatas läbivalt need 4 seadust nagu koos. Et seal tehti mingisuguseid muudatusi, parandusi, aga me üritasime vähemalt, need oleksid kuidagimoodi sünkroonis omavahel. Ja toona tuli ka avaliku teabeseadusse juurde siis see andmekogude punkt. Ja seal on üks paragrahv, mida tänasel päeval kõik Eesti ettevõtjad, kes ekspordivad IT-teenuseid, müüvad kui once only printsiipi, mis on Eestis rakendatud, mis on üks ülimalt segases sõnastuses kirja pandud, et jah, et juhul, kui kuskil on mingi muu andmebaas olemas, siis samade andmetega andmebaasi ei ole õigust luua. Aga see on niimoodi sõnastatud, et ikkagi luuakse. Nii et seda, mida me välispartneritele oleme müünud, seda once only't Eestis kehtivana tegelikult Eestis ei ole, oleme ausad. Pluss seal on muidugi see statistika erisus, mille Statistikaamet kauples juba toona välja, et selle teise vaate olemasolu huvides on nendel õigus küsida ettevõtetelt, organisatsioonidelt täpselt samu andmeid, mida nad on juba deklareerinud. Nii, et tahaks, et saaks parem, aga nüüd alates 2008. aastast on pidevalt olnud nendele seadustele, nendele alusseadustele surve. Ja neid on pidevalt ka parandatud. Toome näiteks avaliku teabeseaduse, mis omal ajal, kui ta jõustus 2000, siis ta sätestas vist oli 4 alust avaliku teabe ligipääsu piiramiseks. Tänaseks on neid aluseid 32, nii et kogu aeg perioodiliselt tuleb juurde. Nii et ma olen nimetanud seda ABS-ik, eks administratiiv-bürokraatlik süsteem teeb jälle mingi ettepaneku, eks ole, mis siis kooskõlastusringil leiab toetust, jälle lisatakse see, et kuidas andmeid saab kuidagimoodi nende ligipääsu takistada. Ja tänaseks me oleme tegelikult selles olukorras, et see sööb ressurssi on peamine põhjus ka minu arvates tööviljakuse kasvu pidurdamisel, et me töötame paljuski tühja. Et kui palju Eesti majanduses täna juba on see andmemajandus, et firmad töötavad andmetega, loovad lisaväärtust, aga kui palju nad töötavad tühja sellepärast, et regulatsioon on kas kehva, puudub või on päris iganenud, eks ole. Ja keegi peale kohtut ei taha väga otsustada. Ja kohtud peavad otsustama, see on seadusjärgne kohustus. Nüüd, kas see on Eesti probleem ainuüksi? Minu arvates ei ole. Ma arvan, et see on tegelikult ikkagi terve Euroopa Liidu probleem ja ka ülemaailmne probleem. Ehk regulatsioone üritatakse tekitada, et saaks parem, aga välja kukub nagu alati, sest et nad ei ole nagu korrelatsioonis teiste reeglitega. Siin üks suur põrkumise koht on kindlasti on tehnoloogia ja autorid. Ehk ma mäletan seda 98. aasta ühte huvitavat konverentsi, kus üks tehnoloogiafirmade esindaja käiski välja selle tulevikuvisiooni, et tulevikus kõik autorid saavad oma tasu ühiskonna käest läbi solidaarsusmehhanismide, läbi kõik võimalike stipendiumite, toetuste ja abirahade ja kõik need autorite looming on vabalt kättesaadavad tänu uutele tehnoloogiatele. Et kõik muusika on tasuta kasutajatele, kui tehnoloogiafirma nii arvab. Et ta ise sinna vahele mingisugust rahalist barjääri ei loo. Nüüd need kumulatiivsed andmed, see on nüüd puhtalt poliitiline vaade, mis minu meelest on, ei ole akadeemiliselt põhistatud. Uuringut selle taga ei ole. Me oleme kuidagi arvutanud, et digiallkiri hoiab kokku umbes 2% rahvuslikust kogutoodangust administratiivkuludena. Ja ilus ütlus on alati mõnele välismaalasele seletada, et Eesti e-ID, mis on ju ka 2000. aasta produkt, eks ole, maailmas täiesti ainulaadne,
et see hoiab see 2% kokku. Inglise keeles kõlab see nii, et the digital signature pays for our defense, eks ole, et kuna me 2% oleme leppinud kokku, et me kulutame kaitseks, no nüüd on 5. Nii et ma loodan, et digiallkiri hoiab siis 5% kokku, eks ole. Aga kuna me kogu aeg korjame ju mingisuguseid andmeid, kuna seadusandja ei ole kehtestanud mingeid täiesti arusaadavaid piire, mida võib koguda ja mida ei või koguda, kogu aeg korjatakse juurde. Korjekulud suurenevad kumulatiivselt. Järelikult suurenevad ka säilituskulud. Nüüd küberturvalisus ülioluline teema, aga ega see ei tule ju tasuta, see on igavesti kallis lõbu. Mida rohkem andmeid, seda rohkem kulusid säilitamisel. Kontrolli järelevalvekulud. No Eesti on suutnud küll hoida need hästi madalad, mitte finantseerides andmekaitse inspektsiooni. Aga ega see nüüd ei ütle, et see ühiskonnale on odavam välja tulnud, et tegelikult selle tulemuseks on ridamisi vaidlusi, mida väiksemad on, ütleme, AKI-kulud, seda suuremad on vaidlemiskulud. Vaidlemiskulud on juba täna märkimisväärsed. Kui palju Eesti advokaadifirmades tegelikult näitavad oma käivet täna andmete põhiste vaidluste tulemusena? Ma ei tea, sellist statistikat pole. No sanktsioonikulud paneme juurde, kui palju on tegelikult leppetrahve makstud mingite andmete vale töötlemise tõttu või otseselt riiklikke trahve, seda me veel ei tea, aga need summad muudkui suurenevad. Nüüd jällegi, see ei ole Eesti teema üksnes. Et 3 põhinõuet seadusele, mis on isegi Euroopa Liidu printsiip, eks ole. Iga õigusakt peab olema eesmärgipärane, arusaadav ja rakendatav, pluss siia juurde siis see subsidiaarsusprintsiip ja proportsionaalsuse printsiip. Kui nüüd sellest proportsionaalsusest ja subsidiaarsusest räägitakse Eestis kogu aeg, eks ole, juba kui eelnõud hakatakse kirjutama, siis alati kõik mõtlevad, kuidas seda ära seletada, et see on proportsionaalne meede, mida riik kavandab, ja kuidas öelda, et see on subsidiaarne ka, et nad kõige madalamal võimalikul tasemel, eks ole. Kas ta eesmärgipärane on? Eesmärk alati sõnastatakse seaduseelnõus, kui selle eesmärgi läbi loed, siis teinekord ei ole kirja pandud mitte eesmärk, vaid mingisugune teine lause sinna juurde, mille parlament on alla neelanud. Arusaadavus. No kas me ikka saame nendest tekstidest aru, eks ole, mis ringlevad kõik võimalikes kooskõlastusringides? No mina küll ei saa, tunnistan ausalt. Et sellest läbi närimiseks läheb niivõrd tohutult aega, kus on mingid 10 viited läbi 10 seaduste, et no see on ka monumentaalne töö. Eriti esindusorganisatsioonidel. Ja kas see seadus rakendatav on, ma ei ole kindel, et selle peale üldse mõeldakse. Et ütleme ka näiteks GDPR tervikuna, mis on Eesti õigusruumi üle võetud praktiliselt viitena, no kuidas ta nüüd siis rakendub, eks ole, et tegelikult see sama printsiip, et igal hetkel võid tagasi võtta oma nõusoleku su andmete töötlemiseks, kuidas ta nagu reaalses elus rakendub. Mõtleme selle peale, et kas see üldse on teostatav. Nüüd Eesti on üks ainulaadne maa, et siin on nii palju kõik võimalikke infosüsteeme ja talletatud andmekogusid. Üle 10 aasta on nad vanad, 10 aastat on seda teavet korjatud ja me võime ütelda, et võrreldes kõigiga väga arenenud riikidega on nende andmekogude kvaliteet väga hea. Nüüd kõik need andmekogud on olemas, nende ristkasutus täna on praktiliselt võimatu, kuna seadusandja ei ole selle kohta mingisuguseid juhiseid andnud. Ja kehtib see printsiip, et ärme igaks juhuks tee, äkki tuleb pahandus. Ja reeglina on näidanud, et kui midagi hakatakse tegema, siis tulebki pahandus. Ja mis mu kogu pika jutu mõte on, ehk siis riiklikus konkurentsis võidab kindlasti see ühiskond, kes esimesena suudab kehtestada toimivad mängureeglid andmete kasutamiseks lisandusväärtuse tootmiseks. Mitte keegi, ükski riik maailmas ei ole seda seni suutnud. Eestil oleks minu meelest see tohutu võimalus pidada need vaidlused ära, teha üks selline toimiv ja rakendatav ja eesmärgipärane andmeseadus ja see võimaldaks tegelikult tohutu kiirusega edasiminekut. Tehnoloogias Eestis tehnoloogia puudust ei ole.
tehnoloogiafirmade puudust ei ole ja vaatamata sellele, et kogu see avalik inforuum on täis sellest, kui vähe meil on insenere ja tehnolooge, siis selle alla 1,5 miljoni riigi kohta on meil täiesti piisavalt, et tegelikult olla eestkõneleja terves maailmas. Ma toon siin 2 näidet. See XD näide, mis hommikupoolikul toodi, oli suurepärane, et nad eestlased tegelikult tegid palju parema lahenduse kui Microsoft, mis oli palju odavam, tegid seda sellepärast, et meil ei olnud raha Microsofti toodete ostmiseks. Seda ma olen ise seda näidet toonud erinevates riikides ja kõik on sellest nagu aru saanud. Ja teine kindlasti Eesti ainulaadne ID-süsteem. Et need omaaegsed digiallkirja seadused ja kogu see loogika ja see sertifitseerimiskeskus ja mitte keegi ei ole maailmas seda seni nii efektiivselt teinud kui Eesti. Miks me siis oletame, et me ei võiks seda selgitada teistele ühiskondadele ka, et nii on tegelikult mõistlik teha? Aga teile digiallkirja sama loogikaga püstipanemise Euroopa Liidus me magasime lihtsalt maha. Et see EIDAS, mis on selline imelik nähtus, imelik seadusakt minu meelest, et mis ei ole ka rakendunud ja minu hinnangul ka ei rakendu, selle asemel oleks võinud tegelikult Euroopa Liit võtta omaks mingi samasuguse põhimõtte, nagu Eesti tegi aastal 2000. Ehk siis kes esimesena? Miks me arvame, et me ei suuda olla need esimesed? Ma ei tea, ma arvan küll, et oleme suutelised. Aga selleks TAN muidugi nüüd vihastab, ma tean. Mul on 1 slaid veel jäänud. Et minu meelest kogu selle vaidluse nurgakivi on 1 küsimus. Kas andmed on vara? Kui nad on vara, siis rakendub sellele kõik see, mis Eesti seadustes on kirjas. Alates tsiviilseadustikust, võlaõigusest, mida iganes. Kui ta ei ole vara, siis mis ta on, mis need andmed on? Ja selle üle võiks järgmise teadusliku konverentsi pidada. Aitäh! Rein. Ma kardan, et sa saad küsimusi. Mina ei saanud üldse vihaseks selle slaidi peale. Kas keegi teine sai? Jaa, härra Villemson. Kas meil on taga 1 mikker veel või? Seal on viimasest reast on härrasmees küsimusega. Et sa pead vastama. Vastuseid võib ka palun anda, jaa. Ma lihtsalt selle viimasele küsimusele vastaks hea meelega, et mis need andmed on. Nad ongi eriliigiline nähtus, mis ei mahu meie klassikalise arusaamise alla varast. Et kui ma ostan nagu 1 hobuse ja ostan teise hobuse, siis mul on 2 hobust. Aga andmetega on see probleem, et kui ma võtan nagu 1 hunniku andmeid ja teise hunniku andmeid, siis 1 + 1 on rohkem 2. Et nendest saab kokku lugeda midagi, mida nagu neist eraldi võetuna ei saa. Ja see ongi see probleem minu meelest filosoofiliselt, miks andmed nõuavad nagu eraldi käsitlust. Aga sa võid osta ka 1 andmed ja teised andmed, avastada, et need olid need samad andmed ja siis sul on 1 andmed. Sa saad aru küll, mida mõttes. Ei, see on võimalik. Selles mõttes, et Kairit tuleb, räägib meile kohe pärast seda, et hakkad korjama sõnu, et teha suuri keelemudelid, selgub need samad sõnad. Ja, saime küll. Ja ma teen 1 kommentaar siia juurde, et 1999, kui toonane siseminister Olari Taal nimetas mind juhtima seda töörühma, kelle ülesanne kirjutada see avaliku teabe seaduse eelnõu. Siis me olime Lohusalu pansanaadis, tuba oli ka külm ja vaidlesime öö läbi sellel teemal, et mis on siis a priori avalik teave. Kas kõik see informatsioon, mis tekib avalikus halduses, on avalik ja selle ligipääsu piirangu tegemiseks on vaja toiming või vastupidi, et kõik on a priori kinnine ja avalikustamiseks on vaja teha toiming. Ja toona jäi siis hommikul kell 6 jäid need vennad peale, kes ütlesid, et võtame selle Rootsi süsteemi aluseks, kus kõik on a priori avalik ja kinnipanemiseks peab tegema toimingu. Ja siis sündis selle pinnale see avaliku teabe seadus. Minu meelest on see väga hea lahendus, suurepärane lahendus. Ja seda vesistatakse täna iga jumala aasta mingite täiendustega sellele seadusele. Nii, siin läheb, jaa, palun tagant, Innar. Tervist. 1 võib-olla informaatiku poolt küsimus, siis õigusfilosoofiline, et kas õigusselgus ja määratlemata õigusmõiste on selles jutus või maailmavaates kuidagi seotud või mitte? Või et kuidas nad on seotud?
jah. Ja siis ma ütlen, et ega no kõike ei õnnestu õigusega katta. See ei ole lihtsalt mõeldav, eks ole, et eksisteerib ka selline määratlus nagu loodusõigus, et mingisugused tõekspidamised, kultuuridest tulenevad arusaamad, mis ei ole kuskile kirja pandud, aga mida järgitakse, eks ole. Nüüd omal ajal jõudsid saksa positiivistid sellele järeldusele, et ühiskond on seda arenenud, mida enam on kirja pandud õigusega kõik õigussuhted kaetud. Jõuti nüüd Bismarcki Preisimaal kõige kaugemale, et oinavarguse eest oli eraldi karistus võrreldes lambavargusega, eks. Et see saksa positiivism, aga ta on Saksamaal töötanud, eks ole, ja ütleme, et Eesti juristid on väga paljud saanud oma hariduse Saksamaal ja võtnud selle saksa õigusfilosoofiaga omaks ja no, üritavad ka, eks ole, kõiki ühiskondlikke suhteid kuidagi õigusnormidega katta. Mina olen pigem nagu teisel seisukohal. Mulle meeldib see Anglo-Ameerika värk pisut rohkem, eks ole. Et kus konkreetsed juhtumid leiavad käsitlust, jah, kohtute poolt, eks ole, aga muidugi no, õigusbaas peab olemas olema. Määratlemata õigusmõiste, õigusselgus, pigem see on rohkem kultuuri küsimus, mulle tundub vähemalt. Nii, palun, veel. Fantastiline, on saabunud teabeselgus. Aitäh, Rein! Aitäh!